Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane teema aruteluks pärineb Ray Bradbury tsitaadi varamust. Ta on öelnud: seda, mida ei mõisteta, ei sallita kunagi. Seda, mida ei mõisteta, ei sallita kunagi. See väide peegeldab väga hästi inimloomuse olulist aspekti, mis on seotud meie jaoks võõra ja erineva vastuvõtmisega. Inimesed kipuvad eelistama seda, mis on neile tuttav ja arusaadav, ning sageli tekib hirm või vastumeelsus kõige vastu, mis jääb nende nii-öelda tavalisest raamist väljapoole. Meie maailmas on mitmekesisus, mis hõlmab erinevaid kultuure, uskumusi, elustiile, seksuaalsust ja palju muud. Kuid sageli on teiste kogemuste, vaadete ja identiteetide mõistmine keeruline. See võib tekitada hirmu, ebakindlust ja vastumeelsust. Inimesed kipuvad hoidma enda mõttelaadi, otsides kinnitust omaenese veendumustele ning võttes vastu ainult seda, mis on neile tuttav. Kuid sallivus ei saa eksisteerida ilma mõistmata. Kui me ei võta aega teiste kogemuste ja vaadete mõistmiseks, jääme ummikusse omaenese kitsastesse piiridesse. Sallivus nõuab avatust, empaatiat ja valmisolekut astuda teise inimese kingadesse. See nõuab valmisolekut õppida, küsida küsimusi, kuulata ja võtta aega erinevuste mõistmiseks. Mõistmine ei tähenda tingimata nõustumist, vaid pigem võimalust tunnetada teise inimese kogemust ja perspektiivi. See võib avada ukse kaastundele ja suuremale empaatiale. Kui me püüame mõista teiste eluvalikuid, uskumusi ja identiteeti, saame astuda sammu lähemale sallivusele ja vastastikusele austusele. Lisaks üksikisikutele kehtib see põhimõte ka suurema ühiskonna kontekstis. Kui kogukonnad või riigid ei püüa mõista erinevaid kultuure, kombeid või tavasid, tekivad hõõrdumised ja konfliktid. Sallivus ja koostöö on võimalikud ainult siis, kui oleme valmis õppima ja mõistma teiste erinevusi. Seejuures on oluline märkida, et mõistmine ei ole alati kerge. Mõned erinevused võivad olla vastuolulised meie enda väärtustega või maailmavaatega. Siiski on oluline mõista, et meie arusaamad ja tõekspidamised võivad olla piiratud ning meie teadmised võivad olla puudulikud. Seega on tähtis olla avatud ja valmis oma arusaamu kahtluse alla seadma ning uusi teadmisi vastu võtma. Kokkuvõttes, kui me ei püüa mõista teiste kogemusi, vaateid ja identiteete, ei saa sallivus eksisteerida. Sallivus nõuab avatust, mõistmist ja empaatiat, et saada üle hirmust ja vastumeelsusest teisiti oleva suhtes. Mõistmine võib olla keeruline, kuid see on oluliseks sammuks sallivama ja harmoonilisema maailma suunas. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!